Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme lapsevanema õigustes huvikoolist lahkumise taotluse esitamist. Nii lapsevanem kui ka täiskasvanud õppur saavad Tallinna hariduse infosüsteemis Laur teha huvikooli lahkumise taotluse. Huvikooli koha kasutamise leping lõpeb, kui huvikooli esindaja on lahkumise taotluse kinnitanud ning vormistatud on ka käskkiri. Täpsemalt on kirjeldatud huvikooli koha kasutamise üldtingimustes, missugustel tingimustel on võimalik koha kasutamine lõpetada. Siin näites oleme sisse loginud lapsevanema kasutajana Aimena ning soovime lapsele Vaike teha huvikoolist lahkumise taotluse. Avalehelt alla kerides joome Minu lapsed tabeli juurde. Kui õppur on huvikooli kinnitatud, siis on tal nähtav ka nupp huvikoolist lahkumine. Nupule vajutades avaneb huvikoolist lahkumise taotluse vaade. Kohustuslik on märkida taotlusel lahkumise kuupäev ja ka lahkumise põhjus. Lahkumise kuupäev määratakse vaikimisi 30 päeva pärast esitamise kuupäeva. Näiteks 29. augusti puhul on lahkumise kuupäevaks märgitud 28. september. Lahkumise põhjus tuleb ka vabas vormis kirjutada ja seejärel saamegi taotluse esitada. Vajutame Esita taotlus nupule. Kui taotlus on esitatud, siis taotluse staatus on menetlemisel. Nüüd tuleb huvikooli esindajal vormistada käskkiri ning seejärel on õppuri lahkumine rühmast kinnitatud ning lahkumise taotluse staatus menetletud. Koostatud käskkirju näeme Lauri avalehelt tabelis käskkirjad.